Niisugune ootamatu tulemus, mis siis meil tekkis. Tänu minu oma heale sõbrale, ka vist ainsale, kes on Venemaale jäänud, sest ma tõesti oma esimese akadeemilise kraadi sain ma Moskva ülikoolist, nagu ma juba ütlesin. Ja siis selles seltskonnast meil on seal 10 väga head sõpra, kes mul tekkisid seal, siis nendest on Moskvasse jäänud ainult 2, nüüd üks on surnud ja siis tegelikult üks ongi Venemaale jäänud, siis kõik ülejäänud on ära pagenud välismaal, üks on Šotimaal, 2 on Ameerikas, üks on Saksamaal, Inglismaal on veel paar tükki, nii et kõik sõbrad on nagu laiali jooksnud. Aga siis tänu sellele heale sõbrale Venemaal siis tema üks üliõpilane, kes oli siis Mordvast päriselt. Me tegime niisuguse sama stereotüüpide uuringu, siis Mordva on hästi huvitav juhtum, sest nad on meie sugulased, soome-ugrilased. Aga Mordva on üks niisugune, kuidas nüüd öelda, õnnestunud moodustus, sest ükski seal elav soome-ugrilastest ei pea ennast mordvaks, nad ei kasuta isegi seda sõna. See on venelaste poolt välja mõeldud sõna 2 täiesti erineva rahva kirjeldamist. Need on ersalased ja moksalased. Aga nende keel, nemad hakkas lahknema umbes 2000 aastat tagasi ja ma räägin ühte uuringut, umbes 60% moksalasi ja ersalasi ütlevad, et nemad ei saa vastastikustest keeltest aru. Aga 100% ütlevad, et nad oskavad vene keelt. Nüüd on juhtus niisugune täiesti perversne lugu, et on 2 sõsarrahvast elavad tegelikult ühes ja samal maal koos. Ja meid väga huvitav oli selles, me palusime siis teha seda kõik samad küsimustikud, mida me siin kasutasime. Lasime siis hinnata ersalastel, milline on tüüpiline ersalane, moksalastel, milline on tüüpiline moksalane ja venelastel, kes elavad seal, venelasi, neid kokku on alla poole jäänud, nii et see. Aga need nii-öelda mordvalased või ersamoksalased on suuruselt 3. soome-ugri rahvas üldse, sest esimene on, kumb on suurem, Ungari või Soome? Ungari on suurem, eks ole. Ungari, Soome ja siis tulevad ersamoksalased on suuremad, sest Eestis on umbes 1 miljon, aga neid oli veel mingi aeg tagasi 1,2 miljonit, see oli väga suur, aga nende arv kohutavalt kiirusega väheneb, neid, kes oskavad moksana keelt. Ja mis väga üllatav on siis see, mis kõige rohkem üllatas on selles, et mina ei tea, kas see on siis Vene võimudel on seda niimoodi tehtud, et üldiselt on niimoodi, et ersalased ei salli silma otsaski moksalasi ja moksalased ei salli silma otsas ersalasi. Venelastesse on meil väga hea positiivne suhtumine. Venelaste seisukohalt me tegime ka seal kohalikud venelased hindasid, milline on tüüpiline ersalane moksalane, need on õrna aimu ka, mis vahet on täpselt ühesugused, mingisugust vahet ei ole. Aga mingisugune imelik vimmum on siis sellel sõsarrahvaste vahel ja ma ei ole nagu üldse aru saanud, sest me etnograafe ja antropoloogia, kes seal on tegutsenud, öelnud, et nad otseselt ei tülitse omavahel, ei ole ka mingisugused jõud, kuigi tülid on selles mõttes, et pealinn on Moksa territoorium. Aga siis vahepeal on niimoodi, et 50-60 aastatel olid siis kõik tähtsad kohad, seal sümboolselt antakse siis mõnedele kohalikele, antakse siis ka mõni partei ja riigi koht, eks ole, et need oleks ikka nagu rahvusvabariik, et neid ainult hästi palju ersalastele. Aga nüüd siis jälle viimased 10 aastat on niimoodi, et kõik kohad on moksalastega olnud. Nii et see, kuidas nüüd öelda, jaga ja valitse süsteem on viinud sellele, et need nii-öelda kallid sugulased, ma ei ole kuulnud, et keegi oleks seal kaklusteni näinud või vihane, aga siis, kui sa küsid sümboolselt, et mis sa neist arvad, siis
seal on ikkagi üsna negatiivselt see, mis minu jaoks oli väga, väga üllatav. Nii et kogu see mõte, mis ma tahaksin nagu kokku võtta, on siis selles, et see, mis rahvuslik iseloom või see stereotüüp, mida me iseendast või oma naaberrahvastest arvestame, et see ei ole nii-öelda naturaalne või looduslik, et ta ei ole kopeeritud tegelikkusest. Me ei tea tüüpilisest eestlasest ega venelasest mitte selle põhjal, et me oleme kohanud 100 venelast või 1000 venelast ja nende pealt siis kokku arvutada nende, nagu ma selle näite teen, keskmise pikkuse. Nii see ei käi, need stereotüübid ei ole nii-öelda tegelikkusest maha kirjutatud. Nad on kas siis anekdootide, kuulujuttude või lihtsalt mingisuguste massimeedia või ka ajalooliste mälestuste põhjal kuidagi niimoodi kujundatud või tekkinud. Ja nende selge funktsioon ei ole mitte siis kirjeldada seda, mis tegelikult on, vaid see ilmselt siis, kui seda jagada juhiseid selles, et kuidas siin elus toime tulla ja hakkama saada, see on nagu selle stereotüüpide peamine alus. Mulle tundub, mina võin lõpmatult rääkida, aga ma arvan, et see oleks nagu niisugune paras koht, kus me teha nagu siis võimalus, et teie saate midagi küsida või öelda, arvata. Aitäh! Ja kasutasin kohe võimalust, juba kui teie mõtetes vahetuseks. Mul on selline küsimus kõigepealt, mis kohe alguses kui see loengust välja praegu oli see, mis on aru, et eestlased kuidagi siis oma stereotüübi või oma kujutuse enda kohta siis tootuvad kujutuse vene rahvas, nii edasi. Aga venelased ise, et kas nendel on kuidagi peegeldus mingi negatiiv või vastupidi, nemad ütlevad, meie üks ühe. Meie võtame vastu selle ka nagu mina kujutada. Või ameeriklased samamoodi siis jällegi. Et nemad ka kuidagi vastanduvad või ei? Neil on nagu kellelegi vastandunud. Ameeriklaste puhul ma ei ole seda nii väga põhjalikult vaadanud, aga venelaste puhul oli see tõsine probleem. Me uurisime seda ja tundub, et tüüpiline venelane sarnaneb kõige rohkem ideaalile. Lasime ka inimestel täita, lisaks sellele instruktsioonile, et milline on tüüpiline venelane. Ja kui nad olid kõik ära vastanud, siis me tegime viimane instruktsioon oli kõik seesama keelt. Lasime täita seda, et milline on nagu ideaalne inimene, et millised omadused oleksid sinu meelest kõige soovitumad, millega sa tahaksid nagu koos inimesega, millise inimesega tahaksid kõige parema meelega koos elada. Siis ma julgeksin öelda seda, et venelase stereotüüp on kõige sarnasem sellele ideaalile. Ühesõnaga, venelased kujutavad ennast mitte reaalselt, millised nad on, vaid sellised, millised nad ise tahaksid olla. Selles mõttes on see nagu ideaal, millel ei ole, no mõtleksin, ta ei ole päris arutu, et see ideaal, et see ei ole, üldiselt on teada seda, et kui inimesel lasta hinnata neid sotsiaalseid ideaale, me oleme ka Eestis seda teinud, me oleme küsinud inimestel, millised omadused on kõige soovitavamad ja oleksid kõige paremad omada, siis see ideaal langeb kokku üldiselt keskmise profiiliga, see on igal pool niimoodi. Kui sa teed Šotimaal uuringu ja küsid 1000 šotlast, nad kirjeldavad ise ennast ja siis küsid, tavaliselt 1000 ei küsita, lihtsalt paari 100, et küsid, milline sinu meelest on tüüpiline šotlane, siis sa saadki enam-vähem selle sama niisuguse mäe siluetti siis ütleme need omadust. Aga muidugi võimendatud selles mõttes, et kuju on sama, aga kõike head on rohkem, kui seda tegelikkuses on. Nii et ma arvan, venelaste stereotüüp tuleb just sellest ideaalist, millised nad tahaksid ennast näha. Aga millised nad ei ole. Aga meie stereotüüp ei tuleks. Aga meil tuleb, jah, meil on nagu teine asi nagu tühjasest ideaalist, eks ole, peas, et me ei oleks venelaste mõelda. Kuidagi vastata. Küsiksin seda, et kas te muslimi taustaga inimeste isiksuse uuringuid ka olete, see tundub, see on
religioon vist nagu peab ennast kujundama juba, kui ta hakkab maailma tajuma. No muslimid on nii väga erinevad. Meil selles Venemaa valimis oli väga palju, oli siis kokku oli seal 50 erineva rahvuse, me väga poliitiliselt ebakorrektselt küsisime, mis on nende nii-öelda rahvus. Ja seal oli väga naljakaid, seal ma vaatasin, et Vene rahvaloenduse Albas on üks rahvus, mille nimi on Tofalaarid. Neid on kokku, viimase rahvaloenduse arvel oli neid 70 üldse. Venemaal on neist 2 tükki oli meie uuringust. Aga nii palju, kui see veel võimalik, siis see on meil nagu eesmärk uurida sellel, loomulikult kõige rohkem oli seal õigeusklikke, kes me palusime ka, et nad identifitseerisid, milline on nende nii-öelda religioosne kuuluvus, siis seal oli mitu küsimust. Küsimus oli see, et kas sa teed lausa kirikus või kas sa tunned ennast, mis on sulle kõige lähedasem või kas sa pead ennast sellest. Siis kuna me uuringute objektiks oli muidugi nii, nagu on loomapsühholoogias uuritakse rotte ja hiiri, kes on head ülalpidada ja odavad, siis psühholoogide põhiliseks uurimise objektiks on üliõpilased. Sest meie uuringu põhiline objekt olidki siis esimeste kursuste üliõpilased, sest see vaene psühholoogia õppejõudega, kus ta mööda linna ikka jookseb ja kus ta neid vastajaid ikka saab, nii et läheb klassi ja ütleb, et täna loengut ei ole, ta teedab ankeeti. Nii käib see igal pool maailmas. Nii et meil olid väga noored inimesed, aga noored inimesed, seal oli peaaegu vist 70% ütlesid, on õigeusklikud. Aga siis nii palju, kui oli võimalik, me vaatasime selle usulise kuuluvuse järgi selles tüüpilises venelases küll ei tulnud mingisugust, aga me ei küsinud tüüpiliselt moslimiteks. Me seda ei tea. Sa ütlesid, et see stereotüüp ainulapsest on hakanud niivetest. Kas sa tead, kas on kuidagi teadlikult manipulatiivsetel eesmärkidel ka kasutatud mingi stereotüüpe? No eks muidugi loomulikult see stereotüüp, vaata, kui on ikka avalikud konfliktid, sa vaata siis Nõukogude propagandapildid sakslastest ja saksa propagandapildid venelastest. Just on mõttes positiivses võtmes. Aga positiivses mõttes? Et on negatiivne, see on lihtne, aga just see kasutada. Ja mulle tuleb küll ette, järsku sina käib, ma ei tea. Ma kardan, et stereotüüpidel on mõjuvad pigem ikka negatiivselt, nii et see on ikka Kas on veel küsimusi? Ma küsin sellise küsimust, et te räägite Kanadas, ameeriklased, see on hästi palju rahvusi koos, aga samas omakorda räägime eestlased, et kas nad siis sõidavad kuskil suurde riiki ja võtavad omaks selle stereotüübi, mis on riigis, aga kui väiksesse riiki tuleb, siis säilitavad selle oma rahvuse stereotüübi. See on väga hea küsimus ja eks enamus nendes uuringutes ongi niimoodi, et mida rohkem vaatad, seda rohkem vastamata küsimusi. Head oskast ei ole ja keegi ei ole jõudnud seda veel uurida. Aga mida meie sõbrad, kolleegid Ameerikas tegid selle sama uuringu põhjal, siis vaatasid, kuna kõik 50 maad hindasid tüüpilist ameeriklast, siis oli võimalik vaadata seda, et mis mõjutab siis seda stereotüüpi. Üldine pilt oli siis selles, et kui hinnata nii-öelda riigi amerikaniseerumise aastat, kuivõrd nad on Ameerikaga, kui palju nad vaatavad Ameerika filme, kui palju meil on Ameerika kultuuri element, siis see võiks öelda, et see stereotüüpi nii-öelda tugevus sõltub väga selliselt kontaktide arvust sellega. Ja selles samas Balti mere uuringus me märkasime ka see, et üks parameeter on see, et kui palju on venelasi mingisuguses maas, näiteks Poolas on väga vähe venelasi, uskumatult vähe, et see, kui statistikat vaatad, stereotüüpiks öelda seda, et slaavlased kõik, et see öeldakse, venelasi palju olema, tegelikult Poolas on hästi vähe venelasi, see on 1% või midagi seda, võrreldes Lätiga või Eestiga, seda lihtsalt ei ole, eks ole. Ja on väga selge, et see venelase stereotüüp sõltub, me
ütlesin ikka väga selgelt, et see sõltub sellest, kui palju on reaalselt kokkupuudet nende venelastega. Ja sama oli selles suures ülemaailmses uuringus, on see, et need riigid, mis ei ole nagu üldse Ameerikaga mingisugust kontakti ei ole, ei seda kultuurilist või siis ka distantsi mõttes, siis nende pilt Ameerikast oli hoopis hägusam ja vajus laiali, üks arvas ühte teistmoodi. Aga mida lähemale see Ameerikale läheb, seda iseloomulikumaks läks. Ja see on kõige huvitavam see, et Ameerikast ise arvavad täpselt samamoodi, seal on väga suurt erinevust seda, mida teised ameeriklastest arvavad ja mida ega ameeriklased arvavad ka, et nad on natuke arrogantsed ja nii edasi, nii et vähemalt keskmine ameeriklane või tänavalt küsimuseks. Ega ta ei idealiseeri seda, selles mõttes ameeriklase stereotüüp on niisugune universaalne. Nii et nad koos kultuuridega, aga oma stereotüübiga ei suutnud siis eksportida mujal maailma. Aga näiteks kui me vaatame mingi, ütleme telesaates seal esineb venelane, kes on see stereotüüpne venelane. Aga seal samas on nagu kohanenud, ütleme Eestiga, mõtleme praegu Eesti televisiooni saate, kohanenud Eestiga ja tegelikult on ta võtnud nagu Eesti stereotüübi omaks. Ja ta tegelikult näebki, et venelasel on selline, et ise enam, ta ütleb, et ma olen venelane, aga ise ta enam ei olegi nagu venelane. Ja tegelikult need stereotüübid lähevad ju segamini ka ilmselt, et võib-olla, et missugused omadused kellelegi rohkem nagu meeldivad, et alati ei ole ka see rahvuse segane, et ema isa mõlemad mingid ühest rahvusest, aga lapsed on juba nagu, ütleme, sellest rahvusest, kus maal on elada. Üks hästi põnev asi, mida peaks nagu tingimata uurima, on siis, mida nimetatakse akulturatsiooniks, kui üks mingisugune rahvahulk läheb elama teisele maale. Võiks arvata seda, et inimesed, kes ütlevad, et keskkond nagu mõjutab seda inimese isiksuse omadust, et see oleks nagu mudelnäide selle uurimiseks. Näiteks Kanadas on väga palju, kuna Kanada on ka Commonwealthi osa, et kui Hong Kong nii-öelda läks Hiinale üle, eks ole, siis sealt tohutu hulk inimesi emigreerus, eks ole, ja hirmus, et punavõim võtab üle ja loomulikult, kuna nad olid ühe kuningriigi või ühe selle ühenduse omad, siis neil oli väga lihtne, nii et see emigratsioon on väga suur ja on väga tore vaadata seda, et kuna näiteks hiinlased üldiselt ei segune rassiliselt väga tihedasti muu Kanadaga, et seal võib olla 3 põlvkonna hiinlasi, kes on Kanadas elanud ja kes nii-öelda antropoloogiliselt ja geneetiliselt on puhtad hiinlased, nad on ainult omavahel abiellunud. Ja siis oleks väga huvitav oleks vaadata seda, et kas siis iga järgmine põlvkond, kuigi nad geneetiliselt on samaks jäänud, sest 2 põlvkonnaga ei juhtu midagi geenidega, et kas nende isiksus on siis muutunud rohkem Kanada sarnaseks. Häda on selles, mis tundub nagu üsna probleem on selles, et esiteks inimeste vahelised erinevused, riikide vahelised erinevused on kohutavalt väikesed. Seda inimesed üldse ei kujuta ja seda ei kujutanud ka mina, kui ma hakkasin seda kunagi uurima. Ma tooksin teile ühe näite, on selles, et üks asi, mida saab iga valimiku hinnata, kui meil on hulk inimesi, siis inimese kui me mõõdame teda mingisugusele omadusele, siis me saame mingisuguse keskmise ja me võime mõõta seda, kuidas inimesed hajuvad sellele omadusele, selle keskmise ümber. Ja seda nimetatakse siis standardhälveks, kui me standardiseerime ära või dispersiooniks, kui me lihtsalt mõõdame seda hajumise asja, lihtsalt üks on teise ruuduga seotud, üks ja sama asi, aga natuke teistmoodi väljendatud. Nüüd me võiksime teha seda, et kui meil on näiteks 50 maad, mille kohta on meil andmed, kus on inimesed täitnud, 1000 inimesed igal maal täitnud iseenda kohta ja me saame siis ka hinnata erinevatel omadustel selle hajuvuse, aga siis samuti me võime võtta maade keskmised, mis moodustavad nagu siis uue jaotuse. Ja me võime seal küsida, kuidas need keskväärtused erinevates maades, ühesõnaga me paneme meie hinda enam inimeste hajuvust, paneme maad oma keskväärtustega ja mõõdame seda dispersiooni. See reegel on siis selline, et see vahe on 10-korda.
et kui ma võtan 2 suvalist eestlast ja vaatan, kui palju nad omavahel erinevad, siis see erinevus, oodatav erinevus on 10 korda suurem, kui ma võtaksin 2 suvalist maad ja nende keskmist. Ehk see tähendab seda, et isiksuse omaduste osas maade vahelised erinevused on 10 korda väiksemad kui ühe maa sisesed erinevused. Ja see on üks põhjus, miks pärast see probleem on väga raskesti uuritav, sest need vahed on nii väikesed. Meile küll tunduvad, et ma ei tea, itaallane on nagu teine rass, eks ole, aga tegelikult itaallase ja eestlase erinevus on 10 korda väiksem kui suvalise 2 eestlase. Saamaks kehtib selle muslimit, et kas on ikka tõenäosus on samas, kui on see no muslimite järgi on keegi ei ole uurinud selles mõttes, et üks maailma plaanis ja see on üks valdkond, mida ma olen nagu püüdnud uurida, on siis nii-öelda isiksuse geograafia, siis on väga suur vastandus on Aasia ja Aafrika vastanduna Euroopa. Kui üldse on erinevus, kõige suuremad erinevused on asiaatide ja Aafrika rahvaste ja siis Euroopa kultuuril ja antropoloogilisel ainesel põhineva rahva vahel. Aga seal ütleme Aafrika sees on seal juba erinevused väga väikesed. Seadmuste koha pealt on ikka need enam-vähem väga väikse erinevus. No ma ütlen, et see, mida me nimetame isiksuse seaduseks või isiksuse omadusteks, et seal on, ja see ongi see probleem, et üks mõte, mis meil kohe oli see, et oleks hirmus tore oleks uurida kulturatsiooni, kuna meil on ikka tore eksperiment, eks vanausulised tulid siia üle 300 aasta tagasi, kui suur Vene kiriku lõhe oli, eks ole, ja nad aeti välja, need aeti Venemaa sisemaale ja siis tuli siia, nii et tegelikult on siin üsna kaua püsinud, et mõtlesime, et väga tore oleks uurida siis neid peipsiajalisi venelasi, kes on seal isegi põhimõtteliselt teistsuguse religiooniga, sest neil ei ole nagu seda kiriku hierarhiat üldse ei ole, see, kes oskab lugeda, see ongi kiriku õpetaja. Ja see keel on ka teine, sest nende piibel on vanavene keeles. Ja ühesõnaga selle erinevused on väga suured, mõte oli selles, et võiks seda uurida. Ja teine on see, et uurida siis need hilisemmigrandid, kes on siis peale teist maailmasõda siia tulnud, sest enne teist maailmasõda venelaste arv oli paar protsenti, eks ole, ja siis on vahepeal oli siis praktiliselt 30–35%, eks ole, on venelased. Aga häda on siis selles, et mis on nagu see kurb, on see, et uurimise seisukohalt kurb on see, et Metspalu oma rühmaga tegi niisuguse väga tore kaardi, kui sa võtad, ütleme seal, umbes 500 000 polümorfismi, kus sul võib olla üks täht asendunud üle kõikide eestlaste populatsioonide ja püüad siis sellest siis nagu taastada mingisugust ruumilist pilti, siis see on hästi teada, et geeni pealt on võimalik umbes täpsusega 100 kilomeetrit on võimalik täpselt panna see kaart, kust inimesed on pärit. See Euroopa kaart on tehtud geenide peal, kus on võetud igast maast, ütleme 100 inimest, nende geenid on ära analüüsitud, see on pandud siis niisugusesse masinasse, mis otsib nagu niisugust parimat vahendit, et kuidas need oleks ruumile kõige vähem paigutada, arvestades nende omavahelist sarnasust, siis on võimalik saada Euroopa kaart. Kui see geenikaardi paned, siis on täpselt geograafiline kaart. Geenide põhjal on võimalik täpselt ära öelda, täpsus on võib-olla 50–100 kilomeetrit, kust inimene on pärit. On see võimalik. Geenid on väga lokaalsed, väga ühes kindlas kohas kinni. Ja kui me nüüd vaatame seda kaarti, siis ausalt öeldes venelaste ja eestlaste vahel ei ole mitte mingisugust. Lätlastega me oleme absoluutselt identsed, seal ei ole praktiliselt mingisugust erinevust. Geenide järgi vaadates ei oleks võimalik öelda, kes on lätlane, kes on eestlane. Ja venelased on täpselt sama juures, mis ei ole muidugi ime, sest keeleteadlaste parim teooria on see, et vene keel ongi üks soome-ugri keel, mille indo-eurooplased valesti ära õppisid.
ja see on väga tõsine teooria, ma arvan, et isegi õige teooria, nii et selles mõttes, et see kuidas seda muidu seletada, sest vene keeles on väga palju asju, mida Indoeuroopa keeltes ei ole, kas see üsna keeruline käändesüsteem ja nii edasi, nii et see on lihtsalt Indoeurooplased ei osanud päris hästi soome ja eesti keelt ära õppida ja tegid mingisugust pudru sellest, nii et see ma küsiks seda juurde kõikidele nendele tingimustele, kujundavad inimloomust, et vahel tuleb selle kliima, et on sellepärast, et kas meil on külm või pime ja seal on päike ja nad on päikeselisemad ja kui me läheme päikese kätte, me muutume. Kas ja kui palju see või mõjutada? Ja mul on isegi üks töö, kus Anu Leavaga tehtud, kus me just vaatasime seda, võiks öelda, et see kliima stereotüüpidele mõjub küll. Me vaatasime just reaalsetele isiksusomadustele nii palju ei mõju, seal on väga raske leida seda, aga stereotüüpidel on küll, nii et see näiteks üks omadus, mida on isegi kannab nimetuks soodus, ma arvan, et igaüks saab aru, kas on soe inimene või on külm inimene, kellega on nagu hea ja tore rääkida ja koos olla ja niisuguse külma inimesega nii hea ja tore ei ole. Ja stereotüübid langevad üsna hästi selle kliimaga kokku, mitte päris hästi, aga seal on vähemalt märgata midagi, et seal on tõesti, et see soojas kliimas inimesed arvavad, et inimesed on nagu soojemad ja sellised. Aga siin on jällegi üks niisugune asi, mida tuleb nagu aru saada, et see meie stereotüüpidel on ikka väga suured efektid, näiteks on esimene asi, mis oli see, et kui me saime andmed 50-telt ja nüüd on neid juba 60-70 erineval maal, siis me tegime, on väga lihtne teha, et sa paned inimesed ritta. Näiteks üks väga esimene suur isiksusomadus, neid on küll 5, eks ole, aga nendest paar on suuremad, üks neist kõige suurem on alati on ekstravertsus, see on see, mis on üsna arusaadav, sest see on ka ajalooliselt niimoodi, inimesed on märganud, et nii-öelda välja suunatud ja sisse suunatud inimesed, et need on väga selge vahe, mis teeb inimestel vahe. Ja ma küsiksin niimoodi, ja siin nüüd, kui te valesti ütlete, siis ei ole mitte midagi häbeneda, sellepärast, et minu sõber McRae tegi uuringu, ta saatis paarikümnele väljapaistvale kultuuri uurijale, kes uurivad maade vahelise erinevusi, küsis, et oli küll erinevas vormis, aga põhimõte oli selles, et nimetage, kes on maad, kus inimesed on väga ekstravertsed ja nimetage maad, kus on väga introvertsed. Ja ei olnud ühtegi uurijad, kes oleks seda suutnud täpselt öelda. Aga kui te vaatate neid andmeid objektiivselt, mis on saadud, siis see pilt on asi, mis teile tundub kindlasti väga ebausutav. Esimene on see, et kus on maad, kus on inimesed väga kõrge ekstravertsuse skooriga, mis te arvate, kus on? Kõige kõrgemad skoorid on alati Norra, Rootsi, Soome ekstravert. Island, väga kõrgeks. Kus on kõige introvertsemad inimesed Euroopas? Kreeka, Portugal, Hispaania. Midagi piltaks ära. Siin on, te võiksite öelda, et kuulge psühholoogid, te just võiks mõõta, te ei tea, mida te teete. Aga ma arvan, et me teame, mida teeme, sellepärast, et ekstravertsusel on natuke teistsugune lähemus. Võib-olla see sõna ei ole nagu õige, sellepärast, et see ära vahetama. Sellepärast, et ekstravertsuse tuum, see, mille ümber nagu kõik teised asjad kogunevad, on positiivsed emotsioonid. Ekstravertsuse tuum on inimesed suhtlevad, käivad pidudel teiste inimesega mitte sellepärast, et neile teised inimesed meeldiksid, vaid sellepärast, et see on kõige kindlam viis, kuidas saada positiivseid emotsioone. Tähtis on positiivne emotsioon. Ja kui te saate seda pildi kohe, saate aru, mida te olete kindlasti olnud, et kus on inimestega eluga rahulolu kõige suured. Te olete need on ajalehtedes korduvalt olnud, iga aasta tuleb see kuna seal on eraldi uuringud, nii Euroopa sotsiaaluuringuga on, siis muidugi eraldi on see eluga rahulolu monitooring käib selle. Eluga rahulolu kõige kõrgem on
peaaegu iga aasta olnud Islandil, Norras, Taanis, Rootsis ja Soomes. On Euroopaga, kus on kõige selline ja kus on kõige suurem rahulolematus oma eluga. Muidugi seal, kus on täiesti võimatu kliima, nagu Kreeka, nagu Itaalia, nagu Hispaania, nagu Portugal. Nii et kui te selle alusel võtate, ma ütleksin, et ärgem kasutage seda ekstravertsuse sõna, see nagu eksitab. See ei ole mitte see, kas inimesed on lärmakad ja tahavad kapast teine peal soletada, vaid küsimus on selles, selle põhiliseks tuumaks on, kas sinu emotsionaalses elus domineerivad positiivsed emotsioonid või on negatiivsed. Kui sul on palju positiivseid emotsioone, sa oled eluga rahul, see on ekstravertsus. Ja see on väga kõrge Skandinaavias. Ja seal on selge gradient Euroopas, mida lõuna poole lähed, seda õnnetumaks inimesed lähevad. Ja sellel on üks väga suur paradoks on siis selles, et see gradient langeb kokku enesetappude gradiendiga. Selgub, et kõige suurem on enesetappude sagedus on maades, kus inimesed on väga õnnelikud. Mis, kui te ei ole harjunud üks nii-öelda statistika, kes kõrlab hästi tobedad, see ei tule nagu, kuidas niimoodi, kas inimesed tapavad ennast selle pärast ära, et nad on õnnelikud. See on mõttetu, eks ole, see ei kõlba kuhu. Aga põhjus on hea seletus, mis mulle endale tundub usutav on selles, et nendes maades, kus on inimestel kõrge eluga rahul, on olemas kõrge nõudlus või standard. Et kõige raskem on elada inimestel, kes on õnnetud, seal, kus kõik nõuavad, et see peaks olema õnnetud. No näiteks Ameerikas öelda, et kui keegi ütleb Hawaii, siis ütleb, et it's terrible, et see mis iganes ütleb, et sul on halvasti, siis kõik jäävad suu ammu ja vaatama. See ei ole vastus, mida sa tohid anda, sa ei tohi rääkida selle sa pead olema, inimesed tapavad mitte sellepärast, et nad on õnnelikud, vaid sellepärast, et nad ei suuda taluda seda nõudlust, nad peavad olema õnnelik. Tüüpiline on see, et kõige parem enesestappude vastane asi on majanduskriis ja sõda. Sõdade ja rasketes olukordades inimesed ei ole kunagi tappa. See protsent polnud kohe. See on ammu hästi teada, et see üks väga tõsine kriis on kõige parem vahend. Siis on kõik õnnetud, sa ei pea, sa ei erine teistest, kõik on õnnetud, miks siis on. See võrdlustase on ilmselt see kõige olulisem, see inimesed ei kannata välja seda, et naabrid on nii õnnelikud kogu aeg pidutsevad ja naeru näha on kogu aeg. Kas te olete kokku puutunud ka silmatorkavalt sellise grupeeringu, olgu siis rahvus või regioon või et kus ollakse iseendist kõige kehvemal arvamusel? Jah, selle kohta on mitmeid näiteid olnud. Reeglina on need niisugused, kuidas nüüd öelda, koloniaalmudel, kus on suur emamaa on okupeerib. Näiteks need samad ersamoksad on natuke selle moodi, kus inimesed ei taha olla oma rahvusest, vaid on parem olla nii-öelda dominantne võimu olev rahvus, nii et selles mõttes nad arvavad, et nende süüd tulevad sellest, et nad räägivad nende teist keelt, nad ei oska nii hästi ja seda ja see kõik koloniaalvõimud on seda alati teinud. Nii et me peame selles mõttes tänama seda, et sakslased ei tahtnud meid kunagi assimileerida, eks ole, see oli nagu, sest kui sakslastel oleks olnud see poliitika, et igast ühest võib saada tubli sakslane, siis Eesti rahvus oleks kohe ära kadunud. Minu teooria küll selles, et see. Kas neist estidest tuleb siis nagu välja, et nendel on mingi identiteedikriis või? Eestlastel? Ei, nendel kellel on see iseendast alaväärsus. Tekib täiesti selge identiteedikriis. Nad ei tea, kes nad olla tahaksidki. Ja nad ei tea, keda olla tahaksid või õigemini nad ei taha olla need, kes nad on. See ei tasu ära, see ei ole prestiižne, see on see. Neid niisuguse asja on eriti Aafrikas näiteks. Olete Põhja-Kaukaasiaga kokku puutunud, Osseedid, Abhaasia, olete puutunud kokku uurimistega? Ma kujutan ette, et seal võiks täitsa vabalt olla mingisugust sellised... Palju rahvuseline Gruusia nii öelda.
küsimus ja siis on nagu alati ka traditsiooniliselt ka kohvilauas võimalik veel küsida. Ma küsin ette küsimuse. No, küsis, sinu küsimuse järgi tegelikult see küsimus. Et näiteks kas selline kliima nagu eelmine aasta ja suvi vahel, sellel aastal suurepärane suvi, kas siis küsitlust ja vastused ei võiks olla nagu selles sõltuses, näiteks, et esitatakse mulle test, õudne ilm, kogu aeg vihma sajama, kogu aeg ahki kütma ja ma kirjutangi sinna õudselt kurvad vastused, aga selline suvi mulle antakse test, ma kirjutan kõik rõõmsad vastused, mul hea töö. Et kas selliseid valikuid tehakse ka näiteks, et satuksid niisuguse mõõduku ilma peale, tuleksid korraga vastused, tuleksid erinevad aastaaegad samad inimesed vastaksid. See on hea küsimus, seda õnneks on uuritud ja me uurisime seda nagu kogemata. Meil tavaliselt uuringud on niimoodi, et inimesed nagu tagantjärgi hindavad, et mis nad on olnud. Tüüpiline küsimus on selles, kui sa uurid inimese emotsioone, siis väga raske on see, kui ta laborisse tuua ja küsida, et pista pliias kätte, et mis sa praegu tunned, et see väga nagu keeruline, inimene võib väga erineva sellega. Selleks on siis välja mõeldud niisugune nii-öelda, mida nimetatakse siis kogemuse väljavõtte meetodiks on see, et me paneme inimesele kätte, siis tänapäeval on nutitelefonid juba, aga siis olid väiksed pihuarvutid, mida saab programmeerida niimoodi, et mingil juhuslikul hetkel päevas, näiteks 8 korda hakkavad nad piiksuma ja siis inimene vastab, et kirjeldab, mida sa praegu teed ja mida sa praegu tunned. Ja meil oli väga tore uuring, oli niisugused pensionärid olid väga tore seltskond oli, kes oli väga hästi tegid katseid ja kuna mõni ei kuulnud päris hästi, siis ta käiski tänaval see pihuarvut oli käes, et kui piiksuma hakkas, et mitte vahele jätta ja üliõpilased siis oli teine rühm ja me tegime siis 2 nädala jooksul iga päev 8 korda juhuslikul hetkel masin hakkas piiksuma, inimesed siis vastasid. Ja me põhiliselt küsisime, et mida sa praegu tunned, milline on sinu emotsionaalne seisund, kas sa oled õnnelik, kas sa oled kurb. Ja me küsisime, et kui sa oled kurb, siis miks sa oled, kas on keegi sinu ümber, kus sa oled, kas sa oled ruumis sees, kas sa oled väljas. Ja siis, kui me olime selle ära teinud, siis me järsku taipasin, et hirmus põnev oleks see nüüd kõik kokku panna nagu kliimaga. Eks ole, sest see oli niisugune sügisene aeg, kus oli nii soe ja vihm ja muid asju. Siis me taipasime üks väga tore, kuna see käis Tartus, siis Füüsika Instituudi katusel, mida on automaatne ilmajaam, mida igaks alati võite sisse logida Füüsika Instituut ilm või mis seal on, ma mäleta selles. Ja seal on reaalajas näha, et iga sekundi tagant pritsib välja siis selle temperatuuri, tuulesuuna, vihmad ja nii edasi. Ja siis me sidusime selle, kuna meil oli täpselt teada, mis kellal keegi vastas, eks. Sidusime siis vastused siis selle kliimaga. Seal oli siis, kas oli päike või ei olnud päike, kas oli vihma seda. Ja tulemus oli see, muidugi me tegime olulist vahet, on see, et kui sa toas vastad, siis on ükskõik, mis on väljas on, aga need inimesed õnneks olid siiski küllalt palju väljas, väga väljas ja tulemus on see, et emotsioonide ja kliima vahel seost ei ole mitte mingisugust. Ja see langeb kokku paljude teiste uuringute, nüüd teised on hakanud seda tegema ja on mitmes kohas on seda tehtud ja nii üllatav, kui see ka ei ole, kui inimesed arvavad, et päiksepastiline ilm teeb inimese meele rõõmsamaks, siis ma võin kahetsusega ütlema seda ei tee. Ja kui te arvate, et vihm teeb nii palju korvamaks, siis kui teie lähete korvaks, siis te võite ennast lohutada sellega, et teised ei lähe. Sest keskmine on see, et üldiselt inimese meeleolu ei sõltu ilmast. Et see on jälle üks müüt. Aga siis on arstid täitsa valel teel, sest arstid kogu aeg räägivad, et päikest ei ole, sest on inimesed masendid, kas päike on või inimesed pole rõõmsama. Et tegelikult arstid on täitsa valel teel, arsti Aga ma küsiks sellist asja, et kui vana nüüd see eksperimentaalbioloogia teadusena on, et kas on võimalik statistilisi mingisuguseid andmeid tekitada nüüd arhiivides või olgu siis kirjanduses uurides, et kui on olemas piibliarheoloogia ja on olemas kliimageoloogia, et kas on olemas ka siis nii-öelda psühhoarheoloogia või nimetame seda kuidagi niimoodi? See on alati olnud, seda on alati tahetud seda kuidagi teha
Kasvagane see eksperimentaal. Muidugi see andmed on natuke meelevaldse. On lünklikud, ütleks niimoodi, aga ma olen näinud üks psühholoogilisi argumente, näiteks just lugesin mõni aeg tagasi artiklit neandertaalaste kohta ja seal oli siis leitud üks neandertaallase jäänused, luukere jäänused, mille järgi siis tehti diagnoosida tema need puudused, mille järgi oli selge see, et ta oli küllalt vana, ta oli siis 30-40 aastane, et ta oli oma puudega elanud vähemalt 20 aastat ja see puu oli nii suur, et ta ei oleks ise ennast suutnud elus pidada. Temperament määrati ka ära või? Ei, seda ei määratud, aga mida saab siis öelda seda, et vähemalt teised inimesed, kes teda elus hoidsid, et neil peavad olema mingisugune omadus, mida me nimetame kaastundeks, empaatiaks, et see pidi igal juhul olema, sest inimene ei ole võimeline ise liikuma, ise ei ole võimeline toitu muretsema, keegi pidi talle selle tooma, keegi talle pidi seda andma. Järelikult see kaastunne ja empaatia pidi siis olema. Sotsiaalne turvalisus oli juba siis taga. Mõtleme, selles piiris võib öelda, et mõne üksiku asja õnnestub rekonstrueerida. Heaolu koobas. Aga muidugi mitte kõike see, et kes nad olid rohkem ekstravertsed või introvertsed, see on juba ma ei tea, kui keegi tuleb välja ja mõtleb mingi kaval asja välja, aga praegu mina küll ei tea, mis on. Küsiks veel sellise küsimuse, mis on kõige domineerivad isiksluse omadust, mida inimesed testiks välja? Niisugust asja ei olegi, vaid inimesed ongi niimoodi, et omadused on niimoodi defineeritud, et enamus inimesi on alati niisugusel keskmisel tasemel ja väga vähe neid, kes siis on sellest üles või all. Nii et see üldine, nii nagu pikkusega, eks ole, kõige rohkem on inimesi, kes on nii-öelda keskmise pikkusega. Väga pikke korvpallureid on, nagu eriti Eestis me teame, ei ole väga palju ja väga lühikesi ka väga palju ei ole. Nii et enamus inimesi on niisugusel keskmisel ja mõned väga üksikud on siis ja sama isiksus on sama, ei saa öelda niimoodi. Võiks öelda seda, et selle üle vaieldakse, kas need omadusi on 5 või 6 või 7 põhiomadusi. Väiksemad omadusi on võib-olla 100 või veelgi rohkem, aga üldine pilt on see jaotus on jah väga ühtlane. Bioloogilised suurused jaotuvad niimoodi, et keskväärtuste ümber on hästi palju ja need, kes väga kõrvale kalduvad, need on hästi vähe. Aga see oluline küsimus, kas naistel ja meestel on ka vahet? Ikka nendel on, äkki on võimalik niimoodi uurida, et ei ole? Seda tavaliselt uuritaksegi, sest kõik psühholoogia põhiline reegel on selles, et kellegi toorskoori, kui sul on sa saad mingi 26 punkti, siis see ei ütle sulle midagi. See normeeritakse ära ja normeeritakse isiksuse normeerimine on alati siis esiteks sooga. Naiste skoorid võetakse alati siis, näiteks Eesti naiste skoorid võetakse, iga konkreetse naise skoor võetakse Eesti naiste keskmise skoori suhtes. Seda väljendatakse alati selles, et kas ta on keskmisest üles või alla. Et see on nagu see, ja sama on meestel. Ja selles mõttes on meeste ja naiste tulemused on ühesugused, kui normeerin ära selles. Sest meeste ja naiste erinevused on väga stabiilsed ja me oleme leidnud, et nad on universaalsed, nad on igal pool, ükskõik kus me seda mõõdame. Aga üks meie rühma üks oluline avastus on see, et meeste ja naiste erinevused ei lähe ühiskonna arenguga ei muutu väiksemaks, et lähevad suuremaks. See on jällegi intuitsiooniga väga vastuoluline, et ma küsiksin seda, et kas Iraani või Malaisias, mis meie arvates on ikka pigem agraarne ja mahajäänud maa, mitte küllalt hästi arenenud, et kas seal mehed ja naised on rohkem erinevad kui näiteks Prantsusmaal, mehed ja naised oma vahel. Loogika on selles, et kuna nad on reeglid poolfeodaalsed ühiskonnad, kus rollid on väga erinevad, mees on domineeriv, naine ei tohi tuppa tulla ja peab midagi peas kandma ja nii edasi, et siis see rollide erinevus on nii suur, siis
esimene mõte oleks selles, et no kindlasti naised on palju erinevad kui meestest. Tegelikult on täpselt vastupidine. Mida nii-öelda primitiivsem või mida vähem arenenud, no mõtleksin jõukuse, demokraatia, ühiskonnakorralduse, hariduse suunas, seda sarnasemad on mehed ja naised. Kui te võtate Iraani, Malaisia, Burkina Faso, meeste ja naiste profiilid langevad kokku. Kõige suuremad erinevused on Lääne-Euroopa riikides. Prantsuse mehed ja naised on nagu erinevad planeedilt. Hollandis on mehed ja naised väga erinevad. Ja kui te need erinevused kokku summeerite, siis need lähevad aina suuremaks. On sellele ka mingi seletus? Seletus on väga sama, mis on füüsiliste omadustega. Näiteks ei ole ühtegi kooslust ühiskonda, kus meeste keskmine pikkus oleks väiksem kui naistel. Mehed on alati naistest pikem. Kuid vahe meeste ja naiste pikkuse vahel on seda suurem, mida areneb ühiskond. Hollandis kes on üldse väga pikk rahvas, siis seal on meeste pikkuse, keskmise ja naiste pikkuse vahel on suurem kui näiteks Iraanis või Malaisias või see. Väga hea näide on Korea. Lõuna-Korea pikkuse vahe on peaaegu 4-5 sentimeetrit. Lõuna-korealased on pikemad ja meeste ja naiste vahe on ka veel pikem. Veel üks hea näide on see, mida me vaatasime, kuna need andmed on tõesti olemas, on vererõhk. Igal pool maailmas on meestel vererõhk kõrgem kui naistel. Aga mida vähem arenenud ühiskond, seda sarnasem on, võiks öelda, Iraanis või Iraan, ma olen liiga palju näinud olnud, ma ei tea, miks ükskõik Malaisia, mis iganes. On seal meeste ja naiste vererõhk on praktiliselt sama väikese vahel. Aga kui te võtate näiteks Ameerika, võtate Inglismaa, siis seda suurem, mida areneb ühiskond, seda suurem on meeste ja naiste süstoolse näiteks rõhuvahe. Ühesõnaga võiks öelda, ma ütleksin niimoodi, et ilmselt on nagu geneetiline soodumus või geneetiline programm ütleb, milline on sinu vererõhk, keskmine vererõhk. Aga kui ühiskond on soov, siis sinu geneetilised kalduvustel on palju suurem võimalus avaldada. Ja mõte ongi siis selles, et kui ühiskond on jõukas, rikas inimestel, dieet korralik, ei ole muid kitsendusi ja piiranguid, siis mehed ja naised arenevad selles suunas, kuhu neid loodus nagu sunnib. Ja naised muutuvad rohkem naiselikumaks ja mehed muutuvad rohkem mehelikumaks, olgu see siis pulss, pikkus või siis iseloomujooned. Naised on igal pool leplikud. Mehed, kui vaadake statistikat, eks ole, autoavariides, see vahe on ju kohutav, eks ole, eriti nooremate meeste seas. Põhiline autoavariides surmasaajad on noored mehed, eks ole, see on teada. Selle hiljem panusega lähevad mõistlikumaks ja teevad vähem avariisid. Aga see peegeldub siis nende niisugust, kuidas nüüd öelda, isiksusomadus, mis on näiteks riskivalmisus. Naised kindlasti riskivad vähem kui mehed. Täiesti selge, nad ei hakka näppu pistma auku. Mees lolli peale pistib igale poole ja kaotab oma sõrmeks. Kui me vaatame näiteks niisugust statistikat, et kui palju on inimesed kaotanud oma ihuliikmeid, siis see vahe on meeste kasutusel hirmus. Mitu tuhat sõrme Eestis. Et see on see võimalik seletus. Tohib neid lõpetada? Või, et lähme üles, aga tahaks tänada ja